ja olemegi Belgias. Pikema peatuse siin teeme Brüsselis. Brüsseliga tutvumist alustame pühakute Miikaeli ja Kudula katedraali juurest. Seda suursugust gootistiilis Rooma katoliku kirikut hakati ehitama juba 13. sajandil. 1450. aastal jõuti lõpule peavassaadi ehitusega ning 35 aastat hiljem lõpetati ka katedraali sisetööd. Hoone kujutab endast sümmeetrilist 2 torniga kooti ehitust. Tornides olevate treppide kaudu võib tõusta 64 meetri kõrgusele terrassile. Peavassaadil on 3 portaali katedraali sisenemiseks, millede kohal asetsevad reas pühakute kujud. Keskmise portaali kohal asub ka suur vitraažaken. Hoone pikkuseks on 114 meetrit ja laiuseks 57 meetrit. Peasaali kõrgus on aga 25 meetrit. 1995. aastal külastas katedraali paavst Johannes Paulus II. Jalutades vanalinna keskuse poole möödume Belgia poliitiku ja Brüsseli endise linnapea Charles Pulsi monumendist Agora Pleini väljakul. Selle linnapeaga on seotud kakskeelsuse kehtestamine Brüsselis. Samuti seisis ta hea vanalinna, eriti selle peaväljaku korrastamise eest, mille lõpptulemuseks oli paika arvamine UNESCO maailmapärandi nimekirja. Brüsseli elupäeval sarnaneb teiste suurlinnade omaga. Siin võib kohata kõike. Otse tänavatel asuvad söögi- ja joogikohad, tänavamuusikud ja miimid, suveniiride müüjad ja hulgaliselt, kui mitte öelda peamiselt turiste, keda jätkub kõikjale. Rohkem oleks ehk tahtnud ringi vaadata kuulsate Brüsseli kobeläänidega kauplevas poes. Brüsseli kuninglikud galeriid ehitati aastatel 1846–47. Kujutavad nad endist 213 meetri pikkus klaaskatusega kaetud tänavat, mille mõlemal poolel olevates kahekorruselistes hoonetes asuvad arvukad luksuskaupade poed, restoranid ja kohvikud. Galerii koosneb 2 peasektsioonist, kuningagaleriist ja kuningannagaleriist, mis kumbki on 100 meetri pikkused. Peasektsioonid on omavahel ühendatud 13 meetri pikkuse kolonnaadiga. Läbinud kuninglikud galeriid jõuame tuntud Brüsseli kalarestoranide kvartalisse. Siinsetes söögikohtades pakutakse roogasid kõikvõimalikest väiksematest mereelukatest, kaladest, krabidest, vähkidest, igasugu molluskitest ja karpidest. Hinnad pidid olema suhteliselt mõõdukad ja portsud suured. Ajapuudusel läbisime meie aga koha peatuseta,
lausa kiirmarsil. Vaatamist oleks aga olnud küllaga. Brüsseli sümboliks oleva pissiva poisi ehk manneken Pissi nimeline purskkaev vanalinnas on Brüsseli üks tähtsamaid vaatamisväärsusi. Purskkaevuks olev 61 cm kõrgune pronkskuju kujutab alasti poissi, kes urineerib purskkaevu basseini. Edasi liikudes jõuame Brüsseli ühele peamisele vaatamisväärsusele, keskväljakule nimega La Croix Place. Väljaku mõõtmed on 68 × 110 meetrit. Aastast 1998 kuulub ta UNESCO maailmapärandi nimistusse. Väljakut ümbritsevad kildijooned, raekoda ja kuningamaja. Lõunapoolsel küljel asuv raekoda on ehitatud 15. sajandi esimesel poolel. Selle 96 meetri kõrguse torni tippu kaunistab kullatud Püha Miikaeli kuju. Raekoja vastas seisab aga kuningamaja, milles selline nimetus ei tea, sest ükski kuningas pole siin kunagi elanud. Hollandi keeles kutsutakse maja aga hoopis broodhusiks, leivamajaks. Ühe väljaku äärse hoone nurgaseinale on paigutatud monument mehele nimega Everard Cercales. Kohalikud räägivad, et Everardi kuju, eriti tema parema käe puudutamine, toob õnne ja soovide täitumist igale, kes seda teeb. Samuti pidi see garanteerima veelkordse naasmise Brüsselisse. See väljak on ka igal aastal toimuva Brüsseli kõige populaarsema keskaja festivali peaareeniks. Neid pidustusi on korraldatud juba 300 aastat. Festivali aluseks on legend tütarlapsest, kes varastas Antwerpenist Püha Neitsi Maarja ikooni ja tõi selle Brüsselisse. Iga 2 aasta tagant paigaldatakse väljakule mõneks päevaks hiiglaslik elavatest lilledest vaip. Umbes 1 miljon begooniat katab siis 1800 ruutmeetri suurust ala. Esimene lillevaip paigaldati siia 1971. aastal ning tänu oma populaarsusele muutus see traditsiooniks. Väljak tegutses turuplatsina veel kuni 1959. aasta novembrini ja praegugi kutsutakse seda paika suureks turuks.